laul, mis ei kustuda saa. Hoidiku tuul pilved kallale kanna. Meenutab möödunud aeguda. Hoidiku tuul pilved kallale kanna. Meenutab möödunud aeguda. Tormide linn mere vaimuse rannal. Langenud sangareid tuntakse taas. Jäädavalt valgus sul päikene annab. Jäädavalt vabad su veed ja maad. Jäädavalt valgus sul päikene annab. Jäädavalt vabad su veed ja maad. Su veed ja maad. Ja on sündmusi, mis väga kaugesse lapsepõlve tagasi ulatavad ja millel on kogu eluajaks olnud mõnes suhtes pöördeni või otsustav mõju. Ja üks nendest on elamus, 4-5-aastane oli elamus, mis võib-olla mõjutas selleks, et must arhitekt sai. Metsade vahel elanud ei olnud ju kilomeetrit paar kaugemale saanud ja kui siis ühel päeval, pühapäeva hommikul kirikusse, ei teadnud, mis see kirik on, sellest oli küll jutustatud. Ja kui see siis avanes, esiteks see torn, vast nii 7-8 kilomeetri peale, juba see hakkasin päiksepaistes punane torn kukk otsas, siis oli muidugi seda kloppis, mis sealt välja võib tulla ja seda tugevam oli mulje, kui juurde sõitsin, siis kui tundus kõik nii tillukene seal ümber ja see, mis seni nähtust oli nii võimas ja nii kaunis. Ja ka kirikusse veel minnes oli mäng ja päike paistis läbi värviliste akende. See jättis kõik niisuguse mulje, mina ei näinud ega kuulnud midagi enam peale selle. Ja kui tagasiteelgi ei näinud ma enam midagi muud mõtelnud, ainult küsisin ikka, et kes seda tegid ja mul ütleli ema, et no ikka meistrimehed. Ja siis oli see teadmine, et need peavad ikka olema väga tähtsad mehed, kes annased suuri asju teevad. Ja kui mult siis nagu ikka lastelt küsitakse, kelleks sa tahad saada, siis oli pilt selge meistrimeheks. Ma hakkasin kohe siis hoolega ehitama savist, porist, kõigest ja mul oli juba ei tea kui suur asula. Ja kui meil sulane oli ühel hääl peal jalaga, need kõik mul segi lõi, siis ma ei olnud mitte vähem solvunud ja nördinud, kui võib-olla Tartu hävimise järele tulega siis. Esimese õppetunni sain ma tõtelda pääsükestelt. Ja kui minu porist ja savist tehtud asjad ära kuivasid, siis oli nad väga aprad, nad läksid kergelt katki ja kui ma siis leidsin ühe pääsükese peha, maha langenud pääsükese pesa ja nägin seda, kuidas pääsükesed seda olid teinud ja ta oli imeõhukene ja ta oli nii kõva, mina oma lapse näppudega teda katki ei saanud, kuidas tal nii kõva on. Ja kui ma leidsin siis, et seal olid heinad sisse punutud ja siis hakkasin mina ka oma savist ehitusi vitstega ja heitega ja kõigega kinnitama ja leidsin kohe on palju tugevam. Ja kui hiljem ülikoolis õppides, siis
Monnier on raudbetooni leiutaja, siis Monnierile au andes peab ütlema, et Monnier ütleb, et mitte tema ei ole raudbetooni leiutaja, vaid pääsükene tuleb see au anda, et tema on oma betooni armeerinud ka puiduga alguses ja siis leidis, et need materjalid üksteisele ei sobi ja läks metalli peale üle. Kuna meil kõrgem kool puudus, kõrgem tehniline, politehniline instituut ei olnud, oli tehnikum, siis haridusministeerium oli 30-40 stipendiaati, oli välismaal. Peamised olid Saksamaal, aga ka Prantsusmaal ja siis isegi Austrias, teistes riikides ma ei tea, et oleks olnud. Aga te olete nüüd pärast sõitnud ka läbi kõik need maad, kus siis ülikooli purjast? Ja muidugi see oli võib-olla kah enamik eestlasi õppis välismaal Tantsigis, see oli kõige lähem ju meil. Aga teisest küljest oli hää, Šveits oli ju kiviga visata, Pariis oli lähemal kui Berliin. Aga mis see Prantsusmaa on nagu rohkem südamelähedane siis? No see oli kuidagi viis nii ütelda romaanides ja jäänud. Sümpaatia käis rohkem Prantsusmaast, aga ka oli, miks Prantsusmaale ei läinud. Jällegi, kuigi keskkoolis oli meil prantsus ja saksa keel võrdsel tasemel, aga millegi pärast oli ju siin oli ju saksa keel ju tsaari ajal ja oli nagu ikka kohalikuks keeleks ja Saksamaalt arvasime siiski, et tundus, et tehnika alal ka eesrindlikum tol ajal kui Prantsusmaa isegi. See oli mai 26, kus mulle endale ootamatult mind valiti Tartu konkursi alusel Tartu linna arhitektiks. Ma olin noor mees, kogemusteta 5 aastat Tartust eemal olnud. Ei tundnud ma ei ehitajaid ega olusid ega inimesi. Sõjapurustusi ei olnud, aga mahajäävus Tartu hääkorrast ja ka remontimata majade näol oli masendav, eriti mis puutub jõe kallastesse, see oli täieline padrikusse kasvanud, võssa kasvanud jõe kasvatus ja praegune niinimetatud oktoobri puiestik. See oli ju džungel, sinna ei julgenud keegi minna jalutama. Ja igale poole, kuhu sa vaatasid, ikka ainult korralagetus. Ja see oligi esimene see korra loomine. Siis olid neid igasuguseid võimalikke võimatuid putkasi. Turuplats oli neid täis. Siis täiturg ja kalaturg ja linnal oli muresid väga palju. Üks oli linna elektriga varustamine, linna küttega varustamine ja linn oli omandanud Ulila elektrijaama Turba-Rabaga ja seal hakkasid kohe ehitused ja sinna ma siis läksin, seal oli barakkide ehitus käimas ja mulle kujunes esimeseks projektiks, mis tuli laua otsa peal joonistada, paberit mul ei olnud, pliiats oli taskus ja see oli siis Käimla projekt. See sai siis väga hiilgavalt veel 10 aastaid
ja samal nädalal oli veel linnavalitsuse koosolek, et Kaagvere mõisa, seda oli ka linnal, et sinna tulevad laste kodud ehitada. Aga kuidas seda ehitada, 2 suurmaja või mitu väikest või paviljoni tüüpi Soome. Ja siis oli kohe komandeering Soome järgmisel nädalal tutvuma lasteasutuste ja koolidega. Ja siis oli veel samal suve teine komandeering Soome, siis oli Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaale. 2 komandeeringut ühe suve jooksul. Järgmine aasta, no siis ma jäin haigeks, siis ma olin Prantsusmaal, siis ma sain nii-öelda palgalist puhkust ja kasutasin ka võimaluse ära Prantsusmaal, Itaalias. Ja hiljem oli nii, ja kas teate, et see oli väga vajalik värskendamise mõttes ja mitte, et seal nüüd üle tuua midagi, aga see värskendas sinu vaimu ja kuidas meie võiks seda teha ja meie oludes teha. Selles oli see kasulik ja pea iga aasta oli, ma ütlen, et siis oli rahvusvahelised kongressid, kus oli delegaadina linnade korteriehitus või linnade elamuehituse kongressid Roomas, Neapolis, Milanos, siis Saksamaal ja Prantsusmaal ja iga aasta. Ja peale selle siis jälle lõbusõidud. Ja peale selle oma sõidud. Igal linnal võib ütelda on oma lõhn ja spetsiifiline, nii halb kui ta on. Tartul oli ühed lõhnad muidugi, mis linna Agolides, Tapamäe ümbres Võru tänaval. See oli siis hobuse sänniku ja Vankrimäärde lõhn kuni Kauvamani välja, aga südalinn see, Tartu oli väga rikas kohvikute, kondiitriäride ja lilleäride poolest. Tartu oli ju, siin olid üle Venemaa kuulsad lilleäärid, nad olid suured piltidega ilustatud kataloogid ja Tauguli aiaäärid varustasid Leningradi ja Moskvat elavate lilledega ja veel rohkem neid aednike lillesibulatega. Ja siis aasta läbi oli näiteks puuviljakauplused, no kõik ananasid ja siis mis puuviljad olid, need olid siin südalinnas, kõik need lõhnasid. Sinna juurde tulevad ju inimeste endid, nende eluviisidest tulenevad lõhnad ka juurde. Spetsiifiline südalinna lõhn oli just kohvilõhn ja nende kondiitrisaaduste lõhnad. Neid oli üle linna, iga kondiitriäri oli väikene kohviklaokes, et see sai kohvi juua. Aga südalinnas, kui me võtame Riia tänavast kuni ülikooli, kui suur see maa ei ole, selle peal oli 11 kohvikut ja kondiitriäri. Ja praegu on selle koha peal siis 2 väikset. Aga võtame võõraste maju. No võõraste majadest ei maksa rääkida, no tolleaegne elanikud arv juba liiklus, siis oli võõraste majas oli tube rohkem kui praegu voodikohti. Ja muidugi, ja imelikul kombel ära nad elasid ja jõukas ka läksid, kõik kohvikupidajad olid, kõik läksid jõukaks mees, mõni hakkas väga väiksed peale, aga ära nad elasid, kuigi kohvikud olid ju alkoholita. Seal alkoholiselt jooki ei olnud, sest alkoholi müügikohtade arv oli piiratud. No imelik kui see on, näituseks vahel lööb veel linna mõne asjaga, et see on Pariisi lõhn. Pariisil spetsiifiline lõhn, ei saa ütelda, et ta oleks olnud nüüd lillede lõhn või ta oleks olnud veinide lõhn või kontriari või bensiinilõhn, kui mina siis olid juba autod ka väljas. Ehk no, kui võtta spetsiifiline merelinnu, Marseille ja siis Bordeaux ja Hamburg ja, aga
igalühel on siiski oma spetsiifiline leht. Nii, et mul ei ole linn sugugi silmaga vaatamis, mis ma silmaga näen, või mida näen, kuulen ja haistan ja maitsen ja kompan ka, kui tahte. Pallase esimees olite tükk aega, et kuidas, mis see Pallas ennast kujutas, ta ainult kunstnike rühmitus ei olnud, eks ole? Ta ei olnud algus sugugi ainult kunstnike rühmitus, seal olid ka väga palju kirjanikke, Douglas, Semper, Kailit, Viisnapuu ja siis Richard Roth, seal oli neid palju kirjanikke ka. Viisnapuu oli teie sõber? Elasti ühes korteris? Viisnapuuga ja ma temale maja projekteerisin Lõunjasse ja siis ta oli linnas, kui ta linnas käis, ta peatas minu juures siin, kus praegu Toomel on see linnamuuseum, seal ma elasin poissmehena. See oli üks huvitava majajärk ja sealt ma siis kolisin siia Burdenkas ja nii edasi. Aga mis meil see Viisnapuu ise oli? Viisnapuu peab ütlema, ta oli suur entusiast, mis temal võib-olla veas võib-olla, ta oli suur isamaalane. Algus muidugi nagu noor, ta oli boheemlane siiski omamoodi, aga kui inimene, ma pean ütle, oli ta suurepäraline ja need olid tol ajal siis kaks kui ma sealt Tartusse tulin, minu paremad sõbrad oli kunstnik Peet Aaren ja Hendrik Viisnapuu. Douglasega ka puutusite kokku? Ja Douglasega väga palju. Douglas ja Semper oli kuni viimaseni Pallase ühingu liikmed. Pallas oli klubiline selts, üks kord kuus harilikult oli klubi õhtu Pallase keldris, seal arutati igasuguseid kunstilisi küsimusi. Aga kui mina 26 tulin, siis oli teatud lahkhelid Pallases kunstnikude vahel ja eriti nad nimetasid tihtarit, Kailit oli, Alle oli ka ja need olid kõik Pallase liikmed. Ja siis nendele tihtaritele pandi see süüiks. Pallasele anti üles Vabariigi valitsuse poolt, kingiti kunstnikude puhke kodus Saatjärve mõis. Või mitte Saatjärve, vaid Kukulinna mõis. See on Saatjärve kaldal. No kunstnikud olid vist üldse halvad majandusmehed, valitsejad. Ja lasti käest ära minna ja selle nad müüsid ära siis laste kaitseseltsile ja nii edasi. Ja siis oli suur Liparti raamatukogu, Raadimaisa omani Liparti raamatukogu. Seda pandi kõige suuremaks süüks, et Saksa okupatsiooni ajal, et Pallas oli raskedes tingimuses, viisid selle Saksamaale ja müüsid selle raamatukogu, suurepäralise raamatukogu ära, vähemalt põhilise osa. Ja selle ostis, kui ma mitte ei eksi, vist Dresdeni kunstiakadeemia ostis selle raamatukogu ära. Seda pandi suureks süüks nendele, kes selle müügi teostasid tookordses juhatuses. Ja siis nendel ei olnud ka õiget ruume.
linnavalitsus andis kasutamiseks Pallasse koolile maja Kalevi tänav nurga peal. Mina tulin noore arhitektina siia, maja oli käest ära ja siis säätsin selle korda. No siis algas mul nendega kõiki tutvus ja vaat siis tuligi see, et ma olin nende kunstnikute seas täiesti erapooletu ja valiti mind algus juhatusse ja esimeheks. Ja siis ma olin kuni 35. aastani, kui siis Pätsi ajal läks see olukord sarnase, siis ma leidsin, et ma nagu hästi enam ei kõlba, sest mulle siiski ka heideti mõnesugust ette valjapoolikust, eriti ekskursioon, mille ametlikus juhis oli mina, ekskursioon 34. aastal Moskvasse ja Leningradi tänu Nõukogude saadiku kaasabile. Ja ma loa sain sellelt, aga seda pandi tookord meile osavõtjatele kauniste pahaks. Noh, arhitektid olid tol ajal ja härrasmehed, te olite vabakutseline 5 aastat. Ma olin 9 aastat olin ma linna arhitekt kuni 35. aastani ka. Ja siis oli, aga et mul keelati ära üldse eratööde tegemine, nii et ma võisin seda teha ainult linnavalitsuse esiloal, nii et näiteks selle pangahoone ehitamiseks ma sain loa projekti koostamiseks, aga järelevalve teostamiseks enam mulle luba ei antud. Ja siis olid mul siis ka oli Vanemuise teatrihoone projekteerimine tuli ja vaevalt mulle selleski oleks luba antud ja siis ma otsustasin, et ma lähen ära. Kindral Tõnissoniga mul vaekord eriti midagi halba ei olnud, aga see oli osakonna juhatajaks, linnanõunik oli, see oli lihtsalt puht isiklik kadedus, ütles, et linna arhitekt teenib nüüd rohkem kui linnanõunik, kas see kõlba ju. No selle maja puhul on kasutatud nagu praegu mood öelda kunstide sünteesi. Ja see läks seekord korda ühte ja teist teha, sest tellija oli üldiselt mõned pisiased väljatud väga hädahtlik. Hoone kohta oli kõigepealt väikene piiratud võistlus, aga need resultaat ei andnud, see oli juba 33. aastal, 34. aastal pöörati minu poole kiiresti projekt koostada ja see projekt valmiski väga kiire aja jooksul 35. aasta suvel. Tähtajad ehitajal väga lühikesed, 1 aasta mõne kuuga ja eks olid omad raskused, nimelt projekt, see oli siiski asju, mida varem vähe oli kasutatud. Esiteks portaal poleeritud graniidist ja sokkel graniidist, samuti trepid ja peale tolle nii-öelda kunstina, kuna oli jõuka asukese tegemist ja see oli nõus, kas kunsti sisse tuua, nii et fassaadi skulptuurid ja reliefid, portaalid, need oli ka väikene skulptoride vaheline võistlus. Kas see võre on ka mingi, tähendab, kunstiteos? See on Tartu ühe sepa töö, ma ei mäleta, kas see sepp oli enda tehtud joonise järele tehtud. Igatahes Tartus oli kunstseppi palju, siin oli veel elasid tol ajal sepad Leningradist tulnud siia, kes olid talveaeda ehitanud, elasid veel. Väga, Tartus oli sepatöö, kunstsepatöö oli väga kõrgel järgel ka. Muidugi tähtad olid kiired, kuna graniiti meil olid ju väiksed kivitöösturid, need tahtsid 2 aastat, et seda tööd läbi viia. Ettevõtja võttis pakkumised Soomest Rootsist, leppis kokku 2 kuu jooksul, lubati teha ja tellimine täideti täpselt enne, kui me veel maa sest väljas oli meil juba graniit käes, nii et üheaegselt ehitusega sai see graniit vooderdus. See tähendab tolle aja täpsust ehituste tegemisel ja töö on kvaliteetne olnud, nii et tänapäevani suutnud ausalt oma ülesandeid täita. Kaua seda maja kokku ehitati? Ehitati aasta ja 3 kuud.
aga kuidas selle konkursiga lood olid, kus oli Purman võitis? Mis te ükskord rääkisite, et... See on niisugune lugu. Arhitektid olid ja arhitekti ise oli ju imevähe. Kui ma Tartusse tulin, siis oli peale minu oli Tartus veel ülikooli arhitekt Milberg, minu eelkäija Potšekajev ja siis oli üks Villär. Kuzmin tuli hiljem? Kuzmin tuli hiljem juba. Kuzmin tuli 30. aastal ja tuli 31-2 oli Kuzmin siis tuli ka veel Sultson ja siis oli Roosin, siis tuli juba peale 30 aasta oli neid rohkem. Aga enne Tõde ja Tallinnas oli neid ka vähe. Oli Balti sakslasi ja nii ja siis oli Tartus oli siis suur, oli pangamaja, hüpoteegi pangamaja projektide rahvusvaheline võistlus. Auhinnad olid tolle aja kohta ikka tohutu suured. Ja oli 3000 ja 2000 ja 1500, aga need jagati pärast esimest välja ja andlasime, jagati teisiti ära, nii et 12 auhinda anti, oli 2500 krooni. Too oli tolle aja kohta ikka suur raha. Ja siis, aga žüriis, mina olin žüriis, arhitekt Habermann oli Tallinnas žüriis ja siis olid pangategelased. Ja muidugi, kuidas see ka oli, eks see oli vist tunda, mina ju ei tundnud neid töid, kes nad on ja mis nad on, aga ühe teise auhinna sai siis Purman. No ta oli esiteks hää akvarellist, maliakunstnik, aga temal oma iseloomulus oli nii-öelda boheemlane. Nii hääs kui ka võib-olla harras mõttes. Ja kui tema oli vastavas meeleolus, siis raha ega need temale ei lugenud. Habermann helistas, ta oli Habermanni sõber, et sõida siia, soovin enne. Ja muidugi žürii lõpetas töö, aga direktori ütles ära, Purman sõidab siia, võeti raha välja ja et me sööme lõunat, Kuldlevis. Ja nagu ikka sarnase puhul oli, Purman jõudis rongid, muidugi tolle ajal bussis ei käinud, autoteed olid kinni ja ainult rongi ühendus, aga Habermann pidi Tallinnat tagasi sõitma, aga öösel läks viimane rong midagi või 11 paiku, et sellega ära sõita, no kus sa siis sõidad. Tartus sekundeeris siin veel mõnesuguseid, kirjanik Augustin Trei ja Purmani sõber ja kombineeriti erarong hommikul ja siis erarongiga sõitsid, siis kutsuti Tartust ka kaasa, mina kaasa ei sõitnud, ainult järelkajana seletati mulle siis, et Tallinnas käis edasi, Tallinna Kuldlevis ja 3 päeva pärast läks Purman naise juurde, et kuule laena mulle 2 krooni, ma tahaks kohvikusse minna. Kas see just nii oli, sest Purmaniga oli sellest jutt siin nõukogude ajal ka. Ega temal muidugi oli see väga plus. Et see, aga seal sõbrad aitasid kaasa, parajad boheemlased, võib-olla veel suuremad kui tema. No aga üldiselt, eks arhitekti honorar oli päris suur. Honorarid olid tol ajal, peab ütlema, tõesti, need olid ametlikud normid. Vähemat võtta nendest ei olnud, see oli juba kutseetika küsimus. Ja normid olid ehituse maksumuse järele 3,5% kuni 5% keskmised ehitused. Aga erilised unikaalsed asjad, sealt tehti kalkulatsiooni, siis võisid veel kõrgemad olla. Nii et, ja kui siis nüüd me seda võtame, siis praegugi seda hakkaksime nii arvestama, siis tuleks igatahes vist arhitektide tasud ikka tunduvalt paremad, kui nad on. Te olete nüüd projekteerinud ja ilmus palju maju midagi, mitusada teil tuleb? 1000? No üle 1000. Üle 1000 maja. Aga kas see, aga endale nagu maja pole projekteerinud, kas see ei ole nüüd? Ja nii imelik kui see on, see oli mu lapsepõlve unistus omale maja. Oli mul ehitusgrunt ka, aga küllap vist ikka saatus, mis see tahtis mu elu ja just seda leida segi, tuli naine ja väikse lapsega. Aga 44. aastal olid need rasked ajad ja siis läks ju enamus arhitekte läks
mitte enamus, aga ikka palju arhitekte läks minema teie sõbrad ja tuttavad ja kirjanikud ja kunstnikud, kõik, kes oli teie seltskond, et kuidas, kas siis ei olnud enda? Kas teate, et isegi kui sakslased ära läksid, tehti mulle ettepanek, et miks ma siia jään. Et saksa keel suus, jah. Ja ma võinud ka põgeneda ära. Kas teate, et kui sa oled ikkagi aastakümneid, nagu siis olin ma ikka ka juba lapsest saadik seotud ühe linnaga. Ja teadsin, et ma ei teadnud omal olevat sannast pattu, et mind keegi siis olisi puudnud. Sest poliitikaga hää või halb ma ei ole kunagi tegelenud. Olen ainult oma tööga tegelenud. Ja see oli võib-olla ka see, mis mind tänini on hoidnud nii sakslaste ajal kui ka siis Eesti ajal. Aga pärast seda te olite ka peaarhitekt, eks ole? Ja pärast seda olin kohe oktoobris pääle. Ja siis see töökoorem jälle 44, mis siis tuli. Terve osakond, kes meid oli. Ja meil polnud ju kvalifitseeritud jõud üldse olla. 44. Võtsin iga ühe töö juures, õppisid tööd tegema. Tuli tööd teha. Ja ega siis ei küsinud. Ma olin Veetornis, oli meil asutus, oli ka seal. No tööpäev olid aastatel 44 kuni võib ütelda 50. Siis oli tööpäev alla 12 tunni, ei olnud ühtegi tööpäeva. Taastamise peale pühapäevad läksid. Seal tuli ka käia ise niimoodi nagu siis, kui te tulite 20. aastatel. Igal pool tuli käia. No ma ütlen, see Haljassaarastult väljak. Seal ei ole ühtegi paberi peal ühtegi, see sai antud lihtsalt kätte, töölised tulevad, need arutused tulevad välja, siis meie poolt oli muidugi tööd ei annanud selle kätte, no mis me teeme siin, tõmbame siia tees, et see hakkab rahvas käima, pange puud. Projekt tuleb, generaalplaani ei olnud veel, esimene generaalplaan tuli 48 aasta lõpul 49, aga tasases tehti linn juba, Riia tänav laiendati ka ilma projektita, Viktor Kingissepa tänav laiendati ka ilma projektita. Kommunaalosakonna, majandusosakonna töötajad, tehnikud ja olid vanad, tööd tundsi. Aga sa pidid nendele näitama ära, kust mida. Aga see tuli ju kõik teha nii-öelda ratsahuruse seljas. Päeväljakud meil tõesti ei ole. Siis, kui see loodi, see oli ilma projektita, siis oli taastamise korras ja pandi puukesed kasvama, et varsti hakkame taastamist nad parajad ümber istutamiseks. Aga nüüd on kasvanud terve park ja nüüd on tõesti looduskaitsele, kuidas? Kus me sarnaselt puid jälle saame ümberistutamises juba liiga suured ja nüüd on teiste kallis. Nüüd on teil poles küsimus, võib-olla on õigus, et tuleb siia neid puid võimalikult jätta, aga niiviisi tühjaks jätta, nagu ta praegu on, see ka ei ole õige. Omal ajal alla sai vaadatud, siis oli see kõik maju täis, eks ole? See oli kõik maju täis. Kivimaju ja vanu puitmaju päämisel möödunud sajandil ehitatud majad. Aga ta oli kujunenud, kundihinnad olid siin väga kallid. Majad olid see äri, igas majas oli äri. Korteris olid üksikud, mis oli kõrgemal korrustel või õue peal. Ta oli kujunud puht nii-öelda äri kõrval. Väiksed, kohvikud, aga siin oli ka suuri kohvikuid. Oli kodanisel ajal oli siin, kus me siin allpool natukene seisame, suur moodne kohvik, 200 kohaga. Siis oli all juba tsaari ajal kuulus kondiitri äri kohvik Pöning. Tema oli kuulus piparkookide ja vesikringlite poolest. Ja siin oli siis keskel oli, õieti siia sama Riia tänavale välja tulla, oli Laakmani trükikoda. Aga siis kodanlisel ajal osaühisus Ilutrükk hakkas teda laiendama ja juba 37. aastal suure saladuskattal konkurentsi tõttu näitas selle tolleaegne direktor Ants Männik lepingut. See oli siis, kas ma järjekorras õige oli,
see oli siis Zürich, Leipzig, Tartu rahvusvaheline aktsiaselts, mis pidi siis ühe moodsama trükkikoja ehitama ja juba algasid eestööd, aga et krundid olid kallis, siis pidi see saladus katta all ja mina algasingi juba selle trükkikoja projekteerimisega, aga siis seda tuli peale 38-9, kõik see jäi paberile. No sel ajal oli umbes see Vanemuise ehitamine ka käis, eks ole? Tol ajal oli väga intensiivne tegevus. Pangamaja ehitus, Vanemuise ehitus, Turuhoone ehitus ja koolimaja ehitus Salme tänaval. Siis ka üks väike leivavabrik ehitati juurde Emajõe ääre endiselle tehase kohale. Aga muidugi elamu ehitust oli siin vähe, kes siis ehitasid ikkagi need aktsiaseltsid, pangad ja suur ärimehed, tööstused. Kuidas sellega oli mingi lugu siin selle Vanemuise? See Vanemuisega ja see on valulaps olnud algusest peale, kui esimene ehitus oli, et see sakslastele pinnas silmas oleks olnud, siis osteti see krunt ühe Vanemuise liikme nimele ja siis kui juba asi oli küps, siis andi ta Vanemuise seltsile üle. Ümberringi Riia tänaval, siin allpool, see oli piiratud majades, krunt oli väikene. Tahtsime seda laiendada, tarvis oli kontsertsaali juurde teha. Seal oli kapsamaa. Võõrandamine, sellega ei julgenud ju üldse minna valitsuse ette. Katsusime siis lihtsalt kerjata raha eest, osta kõva raha eest, mitte ilma, et kingitust. See Vanemuise selts nagu pani rahad kokku või? No Vanemuise selts ehitas, ainult vabariik töötas pärast ehitust. Aga me ei saanud sisse käiku alt teha, kus ta praegu on, vaid me pidime kõrval tegema, sest neid ei tulnud kene alla, seal olid kivimajad, Vanemuise selts olid neid jõudnud ära osta. Aga arvasime, et me saame seal kapsamaad juurde mõned meetrid. Seal oli 4 krundiga tegemist. Et üks oli juudikrunt, et juudiga me ei saa hakkama, et tolle tuleb ainult raha maksta. Aga nii imelik kui oli, juud kinkis meile, aga need Vanemuise seltsi liikmed, tuntud Tartu inimesed, ärimehed, raha see nendele ei maksnud midagi. Nendel oli isegi kitsas ja ütlesid kategooriliselt ära. Kui praegu vaadata seda Vanemuist ja seda eelmist on kahju ka, et ei ole vana alles ja et raske on ütelda varemed olid täitsa olemas. Aga varemed olid olemas, selle võinud muidugi taastada, aga nad lasti. Kahjuks see projekt pandi seisma, mis oli juba taastamise projekt tehtud. Konserveerimine jäeti ära ja kui hiljem siis, see oli 55. aastal, kui see Nikita käis siin, vaat siis tuli tema uuesti üles. Ja siis oli ka taastada, aga siis käis suur komisjon ja varemed on ikka kannatanud ilmastikuolude ajal ja et me saame ka paremini, et need ei tasu, et protsent on väike nende varemete väärtus. Aga mis te ise arvate, kas oleks olnud võimalik taastada või? Oleks olnud, aga mina olin ka seal komisjonis, kes selle tegi, aga mulle öeldi umbes nii anti mõista, näeti, et et mõtlus loomulikult, et ma näeks, et vana taastada. Aga Tallinnast olid inimesed, mis oli väike ja ma sain pärast küll käbina käis seimata, kuidas ma lasin. Ma olin kahjukomisjonit ja ma ütlen, oli küll. Mul oli raske kaitsta, kui oli peale suurt asjad. Aga kas nüüd hakatakse tasapisi seda Tartu kesklinna ka täis ehitama? Jaa, nüüd ongi kavas, aga kahjuks pole veel lõplikult selgunud, mida ja kuidas. Praegu on teada, et tahetakse siia alla panna kõige magusama koha peale, ülikooli Nõukogude tänava vahele, mitte ka veel kaubamaa, vaid üks kaupluste hoone, kus nii-öelda kõik pudukaubad, mis kioskides ja laiali on väikeses, need sinna koondada. 2 kuni 3 korruseline. Kuna esimese generaalplaani järele oli selle koha peal ette nähtud linna suurem esinduslik hoone. Ja nüüd on praegu, et jah, ei ole päeväljakut, meil ei ole ja nagu puuduks programm.
no see Tähtvere linnaosa 26. aastal, kui ma tulin Tartusse, siin, mis te näete, terve linnaosa oli puhas põld ja minu poolt valmis see planeerimisprojekt ja siis tehti Tähtvere linna kohta sarnane otsus, et lubada mul igale tänavale üks maja projekteerida ja siis, mis saidki etalons ja teised, siin on väga paljud arhitektid omi, aga nad võtsid eeskujuks päämiselt minu majad, no võib-olla paremini, halvemini, seetõttu see linnaosal jäigi nii ühtlaselt. Kahjuks on lastud käist ära minna. Ta on elamufondi maja ja vaata, kui me nüüd hakkame vaatama, kus on eramajad, mis on paremini korras kui riigimajad. See on ka minu projekti järel, aga see on siis 60-ndal, 1558, 60 ehitanud see kõrvale siia. Tämä on fassaadisilikaat. Menetleda ei salli silma otsas, et igav on. See tuli hiljem, see on väike kaksikmaja. Nad on ise muusikamehed, aga nad on nende rõdudega ära rikkunud. Ma ei ole nendega rääkinud, need tulevad nendel ümber teha. Need ei kõlba sarnaselt. Aga huvitav on see inimeste psühholoogia, et nad, eks ole, ülikonna tellivad rätsepa käest, nad tahavad kõige moodsamad saada. Nad tellivad, nad vaatavad, ostavad auto, nad püüavad ikka kõige moodsama ja uuema auto saada, nad püüavad endale saada raamatu, mida teisel ei ole, aga siis kui maja ehitavad, eks ole. Maja, mis on nende elutöö, ikka praktiliselt mitmesajaks aastaks ehitavad, seda tahavad teha, et nagu naabril on näiteks. Kui suur peaks olema siis see kliendi ja arhitekti vaheline protsent, kui palju klienti ja kui palju arhitekt? No ma mõtlen nii, et vähemalt 50, aga hästi oleks, kui arhitekti oleks vähemalt 75 ja klienti 25, siis on vist see kõige eilsam, aga tihti. Aga kuidas teil endal on läinud? Mul endal on läinud nii ja teisiti ja kui ma ütlen, et kui ma loen midagi, et mis ma hästi või õnnestunud on, siis on tõepoolest nii, et kus on 75 arhitekti ja 25 klienti, aga tähtis ei ole võib-olla see vahekord, aga kui klient ja arhitekt üksteist, see mõistmine, tol ajal oli kergem, sest arhitekt on ju ehitusmeister, see ole. Siis oli kontakt arhitekt ja ehitusperemees. Ja insenaarid ja sandtehnikud, need kuigi palju kaasa ei rääkinud. Arhitekt oli nagu ikkagi peaautor. Peaautor. Ja ta oli ka kõige eest vastutav, ka selle eest, mis sinna sisse pandi. Võtta neid projekt kätte, seal ei jõua lugeda nimesi, et seal on mitukümmend nime. No, ütleme, noored arhitekt lähevad projekteerimisbüroos. Mis nendele antakse? Kas antakse sidumisi? Või andakse siis teise valval midagi teha niisugust tööd. Palju neid siis on loer nii ära, kes on saanud neid väljapaistvaid ehitusi teha. Kuigi neid on ka palju, aga siiski palju neid on. Aga hakkab ju sellest peale kliendist lähte ülesanne. Juba see võib olla niivõrd vigane, see võib juba sul ühe asja ära rikkuda. Ja kui siis seal veel 10 kond, sest kõik need läbivaatavad instantsid, teised ei saa ju seda arhitekti mõtet iga kord selle lühikese aja sul isegi läbi seedida. Ja kui siis arhitekt on nõrk, kui tema ei jõua võidelda selle oma algidee eest, no siis teate, mis seal välja võib tulla. Aga õnnelik juhus on see ja kahjuks neid siiski on vähem, kus klient ja arhitekt üksteist mõistavad. Praegu, kui meil räägitakse näitusi ühes projekteerimisorganisatsioonis, on väärtuslikumaid asju. No, mis me salgame rääkime, et vaat äkke projekt. Ja seal on tihedam kontakt tellija ja arhitekti vahel. Aga mis see arhitekti kõige esmane ülesanne peaks olema või millest peaks arhitekt lähtuma oma töös? Kõigepealt ikkagi tehnoloogia. Elamu juures, kuidas see inimene seal elama hakkab. Ja kuidas ta ennast seal elama hakkab. Ja siis muidugi mõtlema ka seda. Ei tohi ka seda unustada.
olusid, kus, mis materjalid on. Arhitekti töö tänapäeval on, ma arvan, raskem. Siis oli tõepoolest nii, et ühest küljest olid ehitajad olid kvalifitseeritud, võisid ainult olla. Ja see oli parem. Nüüd on aga teisiti läinud, kus sellele tegelikule ehitajale tuleb viimse iga täpse detaal ette näidata. Kuna vanast oli isegi mõni põlgas seda, kui sa liiga talle pääle. No võtame potisega, ükski vana potiseb ei lastud sul ette kirjutada, et sina paned sinna nii suure ahju või naasuuse. Potisebede selle, mina teen ainult siis selle töö, kui ma ise määran ja ma vastutan ju selle eest, et see ahi hääsab ja need ruumid ka vastavalt köötad saab. No siin on nüüd, Tartu on meil siin peo peal. Mis asjad siis jäid nagu tegemata ja mida veel teeks, kui oleks aega? Jah, seda, mis tegemata jään, on võib-olla rohkem kui tehtud on. Esiteks linna elamispinna puudus ja keldrikorteris inimesed. Seda ei ole jõudnud me tänaseni lahendada, on tegemata. Linna hääkorrast rääkimata. See on üks. Samuti ei ole meil kaugeltki korras koolimajadega, koolid on 2-3 vahetuses töötavad. Samuti kohvikutest, hääs mõttes kohvikutes, ilma alkoholid ja nii edasi. Linna hääkord. Näeme siin jõekaldat. Siin on see, teine pool oli meil siis juba projekt olemas, too on ikka veel tegemata. Ja praeguseni tegemata. Linnahall. Unistus oli. Isegi eskiisprojekt oli siia sama, kus pangamaja on. Too jäi unistuseks. Aga nüüd ütleme pärast 50. aastat, kui hakkas see masseehitus, siis tuli seal ka kõvasti võidelda vist, et kesklinn mitte ei tekiks neid karpe täis. Just see oligi, seda võib ütelda ja ka ongi öeldud, miks meil päeväljad puudub. Me tahtsime ühte hotelli ehitada ja tahtsime teda panna siis sinna seda linna vastavalt plaanile, siis ma ütlen Poe tänava joonele. Oli kommunaalmajandusministri asetäitja. Mul ei tule ta nimi meeli, generaalult ta ei olnud. Rääkisime, ütles mulle ära ilusasti, seltsimees Mattius. Praegu meil ei ole vahendeid võimalusi sarnast hotelli ehitada. Aame väike häda teil on ja siis ehitad ise ühiselamu tüüpi võõrastama ja Tartu, mis seal tulu ääres on. Aga see ikka õnnestus ära hoida, see tüüpmaja tuuputus. Teil on seal Pälsoni tänavaga. No ja siis oli muidugi ainult lubati siis, kui tulid siis tüüpprojekte kasutada. See oli kategoorilised keerad, selle sai jälle vähe ja ainult tüüpprojektid ja siis sunniti Tiigitanav täis panema ja sunniti üle ja seal välja andma. Ja nüüd ta läks, aga päeväljaku hoidsime vaba ja see südalinna nii palju, kui jõudsime Tiigitanavat võitlesime, ka see oli ülikoolile Tiigitanav võetud. Ja neil on maad ja pressiti siis need Tiigitanavale tüüpmajad sisse sinna. Ja mis oli ka muidugi suur viga. Ja nüüd ülikoolile nüüd mingu siis sinna jõe ääre. Nii et vigu on muidugi tehtud. Liiga nõrk on siiski linna pääarhitekt üksi selles. Kui teiselt poolt seda ei mõisteta. Ja siis kadunud Edgar Kuusik ütles mulle, et kui sa midagi muud siin hääd ei ole teinud, siis et sa selle südalinna oled jõudnud ehitusest veel vabaks hoida, et ei ole aeg veel. Noh, tookord ei ole tulnud ka midagi hääd. Olisi jälle võib-olla mõni tüüpprojekt surutud sinna välja. Ja seetõttu ma ütlesin, et meil päeväljakut ühes küljes võib ette heita, miks Tartul päeväljakut ei ole. Aga iga asi sinna ei kõlba. Mitte praegu, see on ju kõige parem koht. Kui see Tartu süda siis veel on ja kui me selle siis paneme
jumal teab, mida täis. Nii on need lood. Lugupeetud tartlased, te näete teelinna 950. juubelile pühendatud unikaalsete vanasõidukite näitust paraadi, mis saab jätkama lauluväljakul. Palume külastada. Kas te olete automees olnud ja millal olite? Ja aastast 1936, siis kui Pangamaja hakati esitama ja Pangamaja honoraariga ostsingi omale esimese auto. Mis masin see oli? Mercedes-Benz ja tollemasina ei tea, mis on, 3 aastat idasin ja ostsin uue jälle Mercedes-Benzi ja too see ajal võeti ära.